seesama, selline värvimisstiil on hästi omane kõigile. Alisa Laarina harjutab koos juhendaja Terje Jakseniga oktoobrikuiseks võistluseks Abu Dhabis. 4 päeva tuleb seal meeletus tempos maalida seinamaalinguid, panna tapeeti ja teha erinevaid ehitusviimistluse juurde käivaid ülesandeid. Mille üle aga Alisa võistlusteel mõtiskleb? Pigem sellepärast, et kui on sinna võistlusele, siis tekib see närvipinge ja siis kõik äkki läheb sassi. Et nagu siin koolis harjutada on üks asi, aga seal nagu mul on räägitud, see on hoopis teine asi. Et samamoodi need inimesed ja rahvamass ja kõik see lärm. Ka Eesti võistlusel ma olen näinud seda, et on suuteline ennast väga palju kokku võtma. Et ta on võimeline ennast koguma mingitel väga kriitilistel hetkedel. Sel korral on võistlus senistest raskem. Seekord on päris palju teistmoodi. Esiteks on tulnud see värvipüstoliga värvimine, mida enne pole olnud, siis on paljusid asju me ei tea. Üks nendest, mida me ei tea, on tapeet, ei mustritega ega mis tüüpi tapeet. See tähendab seda, et me peame kõik läbi harjutama, kõik võimalikud variandid. Vahendid ja värvid valitakse võistlusteks just rasked ning mõni lihtne asi võib osutuda palju keerulisemaks. Näiteks tavaline uks, suured sirged pinnad on ühed suured punktide röövlid. See uks on kõrgläikega must, siis on kõrgläikega valge ja siis on kõrgläikega roheline ja see roheline tuleb värvida veel püstoliga. Ja teipi võib ainult kasutada nii palju, et püstoliga värvimisel on teip peal. Kõik ülejäänud on kõik nagu käsitsi. Võistlused on rasked mitte aga ainult töötegemise pärast, vaid töötegemine käib seal pealtvaatajate ees. Hästi nagu hakitult värvitud, et selliste liigutustega. No veider on teha, kui kogu aeg filmib. Vot seal filmitaksegi kogu aeg ja seal vaadataksegi kogu aeg, seal kommenteeritaksegi kogu aeg, sa pead sellega harjuma. Kuid miks Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium sellises võistluskarussellis kaasa löövad ja noori lähetavad, selleks on võimalus selliste võistlustega parandada ka Eesti kutseharidussüsteemi. Sealt saavad õppejõud kogemusi, saavad vahetada nippe ja saavad ka aimu, mida ja kuidas tänapäeval teistes riikides õpetatakse. Ning iga võistleva riigi ekspert on ka ühtlasi kohtunik ning reeglite kehtestaja. Nende seas on otsustaja ka Eesti esindaja. Seal arvestatakse sellega ja võib-olla mõni inimene ei olegi teatud asjade peale tulnud, et peabki olema julgema ja öelda välja oma arvamust. Lisaks Alisale ehitusviimistluse erialal lähevad Eestist võistlustulle veel plaatija, restoraniteenindaja, maastikuehitajad ja mehhatroonikud.